NATO allianss tõstab kiiresti Venemaa ja Valgevene piiril õhku sadu ründedroone. Ja Ameerika Ühendriikide president Donald Trump korraldas NATO liitlastele tõelise lojaalsuse testi isiklikult talle. NATO otsustas oluliselt tugevdada idatiiba tuhandete droonide, andurite ja satelliitide võrgustikuga, mis on ühendatud tehisintellektiga. Ja see võrgustik hakkab jälgima ohte kogu alliansi piiril Venemaa ja Valgevenega, alates Põhja-Soome kuni Musta mereni. Ja selle taustal selgus, et Washington saatis NATO liitlastele küsimustiku, mis sisuliselt kontrollib iga riigi isiklikku lojaalsust. Donald Trumpile esitades otseseid küsimusi Lähis-Ida ja Läänepoolkera algatuste kohta. Nagu, kas liitlased on isiklikult lojaalsed Donald Trumpile või Ameerika Ühendriigid viivad kohe oma väed riigist välja ja keelduvad liitlast kaitsmas. Üldiselt vaatame mõlemad lood üle, sest neist kujuneb üsna muret tekitav pilt. Põhja-Atlandi alliansis, mis samal ajal valmistub sõjaks Venemaaga ja samal ajal laguneb seespoolt ühe Ameerika presidendi seisukoha tõttu. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun teid. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda rahaliselt teha, kasutades mis tahes annetust selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või YouTube'i sponsorlusfunktsiooni abil. Selle video all vajutage nuppu toeta, valige endale sobiv variant, olen tänulik igasuguse toetuse eest. Ja kindlasti tellige see YouTube'i kanal. Alustame siis Põhja-Atlandi alliansi droonidest. NATO allianss uurib praegu tehisintellekti toel töötavate droonide kasutamist idatiiva heidutusalgatuse raames. Süsteem peab tuvastama Venemaa ja Valgevene poolsed alliansi riikide piiride rikkumised ning saama esimeseks kaitseliiniks. Andmed erinevatest allikatest ühendatakse, näiteks kui droon avastab vaenlase. Tehisintellekt suudab infot satelliidipiltidega võrrelda, andurite ja radarite andmetega ning edastada selle info NATO liitlastele vaid mõne sekundiga. Ja komandöörid saavad kohe valida jõud vastuseks, näiteks lennukid õhku tõsta, kasutada õhutõrjet ja üldiselt otsustada, milliseid jõude saab rakendada. NATOs endas nimetatakse seda kontseptsiooni kill webiks ehk hävitusvõrgustikuks. See tähendab andmete edastamist otse operaatoritele. See tähendab, et jäetakse vahele see pikk ahel eesliinilt juhtimisse, kus infot uuritakse ja antakse siis uuesti ülesanne eesliinile täitmiseks, ehk see tee muutub lühemaks. Varem liikus info läbi paljude vahendajate, kuid täna võib see jõuda otse tinglikult andurilt või droonilt mõjutusvahendini. Ja kuidas te arvate, kellelt NATO selle idee üle võttis? Õige, Ukraina relvajõududelt. Platvormi luuakse Saksamaa Wiesbadenis, USA, Kanada, Leedu, Poola, Saksamaa ja teiste riikide sõjaväelaste osalusel ning Ukraina nõustamisel. See süsteem peab ühendama liitlaste juhtimissüsteemid ja tagama andmevahetuse reaalajas. Ukrainas on selline süsteem nimega Delta. See tähendab, et kui Venemaa ründab mõnda NATO riiki, ilmub teave rünnaku kohta kohe. See jõuab Wiesbadenisse ja vastumeetmed saab võtta maksimaalselt 5 minuti jooksul. Veel üks detail. USA armee major Ben Schiff rääkis, et süsteem peab eelkõige automatiseerima lennu kõige igavamad osad. Näiteks pikaajaline drooni käsitsi juhtimine, kui see hõljub lahinguvälja kohal sihtmärke otsides. Nüüd hakkab seda tegema tehisintellekt. Ja nüüd kasutatakse Wiesbadenis juba 3D printimist droonide arendamiseks. Schiffa sõnul saab uusi detaile valmistada ja samal päeval ka testida, samal ajal kui varem kulus arendusele ja katsetustele kuid. Taaskord närgin, et Ukrainas on seda juba üsna kaua praktiseeritud ja ukrainlaste jaoks pole see enam midagi uut. Aga NATO liikmed justkui avastavad Ameerikat. Nad ütlevad, kujutage ette, drooni võib kohe samal päeval välja printida ja kohe ka katsetada. Pole vaja läbida kogu seda bürokraatlikku ahelat.
Üldiselt, kui NATO selle strateegia ellu viib, jääb Vladimir Putini võimalusi sõjaliseks provokatsiooniks NATO vastu järjest vähemaks. Aga probleem on selles, et kuigi NATO näib väliselt olevat jõud, mis lõpuks reageerib ohtudele proaktiivselt, pole seesmiselt kõik sugugi nii sujuv. Washington, mis praegu teeb ülevaatust oma vägedest Euroopas, saatis NATO liitlastele küsimustiku, millega tutvus Bloomberg. Ja väljaanne kirjutab, et dokumendis esitatakse küsimusi. Kas riik on avalikult toetanud Ameerika Ühendriikide välispoliitikat? Ja milliseid piiranguid on ta kehtestanud oma sõjaväebaaside kasutamisele Ameerika vägede poolt sõja ajal Iraaniga? Küsitluse abil püüab Washington samuti hinnata, kas riigid kulutavad raha just USA kaitsetöövõtjate käest ostmiseks. Kas nad on avalikult esinenud määruste vastu, mis takistavad lepingute sõlmimist just Ameerika ettevõtetega? Ja kui ei ole, kas nad on valmis seda tegema? Ja lõpuks püüab Washington välja selgitada, kas riik on näidanud üles ühilduvust lähenemisega, mille USA sõjaminister Pete Hegseth sõnastas juba mais. Nagu ta ütles, tsiteerin, tugevalt, selgelt, vaikselt. Tuletan meelde, et Aasia julgeoleku tippkohtumisel Shangri-La dialoogil ütles Pete Hegseth siis, et USA läheneb sõjalise tasakaalu küsimusele, tsiteerin, mitte tarbetu vastasseisu, vaid kaalutletud ja läbimõeldud jõupositsioonilt. Meie seisukoht on tugev, vaikne ja selge. Selge meie kavatsuste, prioriteetide ja suutlikkuse osas saavutada Trumpi administratsiooni eesmärgid. Selle Washingtoni küsitluse kontekst on täiesti otsene. Sel suvel teatas Pete Hegseth, tuletan meelde, et USA viib läbi ülevaatuse, et teha kindlaks, kui palju ja milliseid vägesid tuleks Euroopasse jätta. See peaks lõppema juba detsembris. NATO riigid valmistuvad Ameerika toetuse märkimisväärseks vähenemiseks, alates Euroopas paiknevate vägede arvust kuni sõjaliste ressurssideni, mida USA võiks alliansile rünnaku korral eraldada. Ja just siin ilmub oluline konkreetne teave. Washington on juba selgelt näidanud, kuidas ta seob poliitilist lojaalsust sõjalise abiga. Tuletan meelde, et juba selle aasta 3. mail teatas Pentagon 5000 Ameerika sõjaväelase Saksamaalt väljaviimisest. See on Strykeri brigaad Grafenwöhri ja Wilseki polügoonidelt. Ametlik põhjus Ameerika vägede väljaviimiseks oli Saksamaa sobimatu ja kasutu retoorika Iraani sõjateemaliste lahkarvamuste taustal. Ehk siis öeldakse otse, kuulge, seal mindi Trumpi tahte vastu, võtame väed ära, kõik. Siis Trump isiklikult ähvardas, tsiteerin, me kavatseme vähendada märksa rohkem kui 5000 sõjaväelast, lisades ähvarduse tõsta Euroopa autode tollimaksu 25%-ni ning vaadata üle sõjalise kohaloleku Itaalias ja Hispaanias. Eraldi keeldus Ameerika pool paigutamas Saksamaale Tomahawki tiibrakette. Seda keeldumist põhjendati murega, et Venemaa võib nende paigutamist pidada eskalatsiooniks. Ja samas sobitub sellesse loogikasse ka karistamine ja premeerimine. Hea näide. Donald Trump lubas saata Poolasse täiendavaid vägesid, otse viidates sellele, et Poola presidendiks valiti natsionalist Karol Navrotski. Oi, see president mulle meeldib, seetõttu suurendame sinna vägede arvu. Kuigi märgin, et Trump ei ole siiani Poolasse vägesid saatnud. See lihtsalt muuseas öeldud. Euroopa riikide reaktsioon sellele küsitlusele oli ootuspäraselt karm. Selle saanud Euroopa riigid keeldusid küsimustele vastamast, pidades dokumenti katseks sundida neid võtma omaks kindla ideoloogilise seisukoha vastutasuks USA kaitse eest. Eriti kõnekas on küsitluse punkt USA välispoliitika avaliku toetamise kohta. See küsib otse riikide arvamust kõigi Donald Trumpi algatuste kohta Lähis-Idas ja Lääne poolkeral. Ja mõlemal juhul, nii Venezuela diktaatori Nicolas Maduro kinnivõtmisel kui ka sõjaliste operatsioonide alustamisel Iraani vastu käesoleva aasta veebruaris, Trump tegutses täiesti ilma NATO liitlasi eelnevalt teavitamata ja teisel juhul sõjas Iraaniga mõned riigid kehtestasid, tuletan meelde,
täielikud või osalised piirangud oma baaside kasutamiseks Ameerika Ühendriikide lennukite poolt operatsioonideks Iraani vastu. Ja just sellepärast küsitaksegi dokumendis otse, kas riik on kehtestanud sellise keelu ja kas ta on valmis neid piiranguid leevendama või tühistama vastutasuks mingite hüvede eest Donald Trumpilt. Lõpuks ehitab NATO ühelt poolt tehnoloogilist süsteemi Venemaa ohjeldamiseks. See on tuhandetest droonidest, anduritest, radaritest ja satelliitidest koosnev võrk, millel on 5-minutilise reageerimisajaga satelliidid kogu idapiiri ulatuses. Seal Soomest kuni Musta mereni osalevad korraga mitmed liitlased. Teisalt on seesama allianss, mis peaks kaitsma kõiki neid liitlasi, samal ajal esitab neile isikliku arve poliitilise lojaalsuse eest ühele konkreetsele presidendile. Kuni otsese küsimuseni välja, kas see riik toetas isiklikult Trumpi sõjalisi operatsioone Lähis-Idas ja Lääne poolkeral. Tulemusena on meil allianss, mis tehniliselt valmistub idast tulevale ohule vastu astuma 5 minutiga, aga poliitiliselt võib hakata juba praegu seestpoolt lagunema. Sest, olgem ausad, lojaalsus ühele inimesele, mitte Põhja-Atlandi alliansi ühistele kohustustele, muutub justkui valuutaks, mille eest makstakse päris vägede ja relvastusega. Trump ütleb, mind ei huvita NATO põhikiri. Jah, seal on mingid selgelt kirja pandud kohustused NATO põhikirjas, aga ei. Nüüd on peamine valuuta lojaalsus Ameerika presidendile. Mulle tundub, natuke on Trumpi administratsioon siiski liiale läinud. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.